algusest saati on Ukrainat aidanud, on Harri Põllu. Ta on meil kohe ka stuudios, aga vaatame väikest klippi, mis temast on tehtud Ukrainas. The guys need more generators, they need more EcoFlows. These are the guys defending Vanika. They need our help. Thank you. Slava Ukraini! Mul on nüüd suur rõõm tervitada stuudios Harri Põllut, kes on Ukraina armeed aidanud sõja algusest saati. Sa tuled tegelikult äsja Bahmutist ja oled kodus nüüd sõja jooksul 3. korda. No, kuidas on olla kodus tagasi? No, kodus on alati tore olla, et 11 kuud eemal olla ja siis paariks päevaks tagasi tulla. Alati on tore pere näha, eesti keelt kuulda, et alati on tore. Ei teki tunnet, et ma jääkski ikkagi siia, et ei läheks tagasi? Ma olen siin ühe päeva olnud, et tahaks juba tagasi minna. Sõja alguses sa olid ikkagi igal pool maskiga, sind teatakse nime all Harri Est. Üks hetk sa otsustasid, et seda ei ole enam vaja. Mis siis juhtus? Kahjuks minu isikuandmed, minu nimi, kõik lekkisid juba Vene sotsiaalmeediasse. Peale seda mõtlesin, et võib-olla on ka meie toetajatele parem, kui nad näevad, et selle maski taga on reaalne inimene. Ja nüüd sa tulid nii-öelda välja oma täis nimega, aga kas see ei tee sind rohkem nagu sihtmärgiks venelaste jaoks? Ei, ma ei usu, et see erilist vahet siin teeb. Et ma arvan, et just meie toetajatel on see tähtis, et inimesed näevad, et on reaalne inimene, kes selle asjaga tegeleb. Ei ole keegi, kes ennast maski taga peidab. Algu ma tõesti kartsin, et tehakse mind suuremaks sihtmärgiks, aga on suuremaid sihtmärke kui mina, et ei ole hullu. Et sa tead, et president Zelinski on alati seal nimekirjas number 1. Jah, no kui need, kes on minust seal eespool ja suuremad, et siis ma tean, et minu järjekord on seal hästi kaugel. Ehk sa hirmu selle pärast ei tunne? Ei näe põhjust muretsemiseks. Kas sa kirjeldaksid televaatajale ka, mis on see töö, mida sa täpselt teed? Sõja algusest saadik me hakkasime varustama Ukraina sõjavägi kaitsevarustusega. Metallplaadid, kiivrid ja aina rohkem hakkasime erinevat varustust tooma vastavalt vajadusele. Tuli välja, et sõjavägi vajab droone, neil oli autosid vaja, meditsiinitarbeid, kõik muud põhimõtteliselt vastavalt vajadusele, siis me teeme enda kampaaniaid ja üritame annetusi leida. Ja said kogu neid annetusi Eestist, see on üle terve maailma? Just, et ma hoidsin eemale algul Eesti sellest Facebookist ja muudest, ma tahtsin kohe, et see asi jõuaks kaugemale. Ja Twitter on kõige parem platvorm, see on hästi kiiresti jagatav, inimesed kiiresti näevad üle maailma, millega me tegeleme. Ja kui sa sõja ajal sinna läksid alguses, kas sul oli kohe plaan, et sa jääd sinna pikemalt või see kujunes kuidagi nii välja? Kohe kindlasti on plaan. Plaan oli nädalaks ajaks jääda Ukrainasse. Koha peal olles hästi kiiresti ma sain aru, et need vajadused sõjaväel on palju suuremad. Et ma aitasin ühte üksust ja siis teine juba võttis ühendust, kuna inimesed hakkasid soovitama, et mine Harri juurde, Harri saab sind aidata. Ja aina rohkem hakkasime päringuid saama ja siis nägin, et seda asja ei saa kaugelt teha, et peab koha peal olema. Miks sa seda teed? Et sul oli enne siuke, ma ikkagi ütleks, mugav müügitöö võrreldes praeguse eluga ja nüüd sa võtsid sellise koorma enda kanda? Jah, meil on sama ajalugu, mis oli Ukrainal Venemaaga. Et väga raske on kodust vaadata ja mitte midagi teha. Et mina võtsin selle riski, selle võimaluse, et minna kohale ja Ukrainat aidata. Et ma tean ka teisi organisatsioone, kes teevad põhimõtteliselt sama asja. Ja ma arvan, et kõik, kes vabadusse usuvad, peaksid Ukrainat aitama. No, sel nädalal sa käisid Bahmutis, mis on ikkagi üks kõige verisemaid kohti, kus praegu käia. Milline see olukord seal oli? Olukord Bahmuti all on keeruline. Et põhitrassid on praegu suurtüki tule all. Me nüüd Bahmuti otseselt sisse läinud, seepärast, et armee soovitas meile mitte minna. Olime seal Bahmuti väga lähedal. Põhitrassid on jah, et suurtüki tule all, logistikiline abi veel toimib. Aga meeste, ühte asja, mis ma pean ütlema, meeste moraal on seal kõrge. Ja kõik usuvad seal võitu ja Bahmut hoiab. Ja ma usun, et jääb hoidma. Sina ei usu, et sealt üks hetk taandutakse või tekib olukord nagu selline pisem Mariupol, et
sõdurid jäävad sinna vangi, piiratakse kõik ümber? Ei, ma ei usu, et nad lasevad ennast ümber piirata, et kui nad näevad, et see peaks juhtuma, ma usun, et nad on piisavalt targad, et enda mehi välja tuua, aga ma ei usu, et nad ka Bahmuti kergekäeliselt ära annavad. Miks ei peaks seda ära andma? Mis olulisus on Bahmutil? Peale Bahmuti on meil Slovjansk, Kramatorsk, Konstantinovka, kus on siis põhiline logistiline abi jookseb läbi, et seal on küll kaitseliinid, aga seal on tühermaad, et Bahmut on tähtis, Bahmut on kindlus. Bahmut oli kindlus, Bahmut jääb kindluseks. Sa ütlesid, et meeste moraal on kõrge. Kuidas sina enda moraali üleval hoiad, kui sa räägid, et seal on suur tüki tuli? Minul tekib surmahirm, kui ma mõtleks, et ma peaks sealt läbi liikuma. Kuidas sina enda moraali kõrgel hoiad? Ei, selles suhtes, et meil on luureandmed, meil on kõik andmed üksustelt, me oleme nii paljude erinevate üksustega koos töötanud, et kui nad meile ütlevad, et ärge sinna minge, me ei lähe. Meil ei ole põhjust trügida, moraali hoiame üleval sellega, et kui me nende meeste emotsioone näeme, ja kõige lihtsamad asjad, et sa oled meestele sidemeid, annad kaitseplaadi, sa näed nende emotsioone ja nii õnnelikud. Et need on need mehed, kes hoiavad ka meid pidevas liikumises. Mis keeles sa seal suhtled, kuidas see töö seal täpselt käib? Kui ongi mõni Ukraina mees seal kaevikus, siis kas sina oskad juba ukraina keelt nüüd 11 kuuga? Eks ma millestki aru saan, aga see käib segamini. See on inglise keel, kehakeel ja ukraina keel, vene keel. Me kõik saame üksteisest aru, mul on meeskonnas ka ukraina rääkijad, kes siis ukraina keeles suudavad kõik asjad lahti rääkida sõjaväelastega. Ja mida hetkel siis armeel kõige rohkem on vaja, et Eestist vist väga palju abi sinu organisatsiooni pole tulnud, aga kui keegi tahaks aidata, et mida oleks vaja ja kuidas see käib? No number 5 asjad, mida on kogu aeg vaja, on droonid. Droonid on hästi tähtsad, et neil oleks silmad taevas, et nad näeksid, mis toimub. Me räägime siin autodest, Starlinkid ja nüüd on talvel, eks ju, on talvevarustus, generaatorid, suuremad powerbankid nagu EcoFlow'd. Kogu see varustus on vajalik ja me pidevalt enda Twitteri konto kaudu anname ka teada enda jälgijatele, et mis varustust on vaja vastavalt siis olukorrale. Ukraine Aid Ops on siis konto. Aga sa kogud ju ikkagi raha, mitte konkreetseid neid droone ja asju, ma saan aru nii. Just, et meil on erinevad kampaaniad vastavalt siis vajadusel, meil on droonikampaania, meil on meditsiinitarvete jaoks eraldi kampaania, meil on öövaatlusseadmete jaoks eraldi kampaania ja meil on ka Amazon wishlist, et me oleme vastavalt, mis Ukraina meile ütleb, mis varustust vaja on, siis me lisame need teatud tooted Amazon wishlisti ja inimene saab ise kas siis lihtsalt sideme osta, kellel on paremad finantsilised võimalused ostavad drooni. Ja põhimõtteliselt me näitame piltide peale, et see sama ese, mis sa Amazonist ostsid, see jõuab ka meesteni. Et sul on see side selle esemega ja näed, et see ese jõuab eesrindele. Mis see vabatahtlik töö isiklikus plaanis on sinu jaoks tähendanud? Ma ei oskagi öelda, et lihtsalt kogu see, ma räägin üldse, hästi palju on organisatsioone, kas siin Eestis, kellest väga ei räägita. Meil on ukrainale.ee, Pariisi Moto OÜ, kes toovad siis meedikutele autosid, meditsiinitarbeid. Just see organisatsioonina, ma arvan, et see on see kogukond, et nüüd näha, et kui paljud erinevad inimesed üle maailma tulevad kokku, et see on tänuväärt, et näha, kuidas maailm kokku hoiab. Ja sina jätkad sõja lõpuni? Jätkan sõja lõpuni. Suur tänu Harri stuudiosse tulemast ja palju jõudu ja jaksu tulevastes tegemistes.